Tšau, hea kuulaja ja tere tulemast kuulama podcasti Üle lahe sära. Minu nimi on Jaanika ja selles podcastis anname hääle Soomes elavatele ägedatele ja säravatele Eesti naistele. Olgu tegemist siis elulise mõtiskluse, isikliku teekonna, eduloo, suure väljakutse või hoopis natukesega neist kõigist. Mul on teile varuks palju põnevaid veel kuulmata lugusid. Mõnusat kuulamist! Tere kuulajad ja tere Laura! Tere kõigile! Täna on mul tõepoolest vestluskaaslaseks Laura Rüüberg ja aitäh sulle, et sa leidsid aega minu podcasti külaliseks tulla ja sind on nii tore näha. Aitäh sulle, väga tore on siin olla ja puhas rõõm, et võtsid ühendust. Räägi mulle oma teekonnast, alustame siis päris algusest. Mis pani sind otsustama, et ma tahan elada või töötada välismaal ja kuidas või miks sa just Soome kasuks otsustasid? Tegelikult ma ei olegi eriti mõelnud selle peale, et ma tahaksin väga välismaal elada, kui ma elasin Eestis. Et see lihtsalt kujunes välja tegelikult mu mehe kaudu, et tema sai pakkumise Soome tööle tulla ja alguses ma olin Tallinnas kontoris, ma ütlesin kohe, et ei, ma ei hakka mitte kuskile Soome minema, mis sealt nagu toimub ja ma ei näe mingit põhjust. Ja siis mingi hetk ma ikkagi tundsin, et see töö nagu hakkas ammendama ennast ja ma mõtlesin, et aga mis siis ikka vahet ei ole. Et lähme siis proovime, see on nii lähedal, me võime iga aeg tagasi tulla. No kõik need jutud ilmselt, mida igaüks nagu räägib oma peas, et see ei ole ju nii suur samm. See on siinsamas lähedal, lähme vaatame. Ja sisuliselt 5 minutiga me otsustasime selle ära minu ema juures köögis niimoodi, et ema, me kolime nüüd Soome. Ja pakkisime seljakoti, dressipluusi ja sokid ja läksime enam-vähem, et see käis nagu hästi lihtsalt. Väga julge samm ja see on nii naljakas kuulda, sest tegelikult minu teekond oli samasugune alguses, et ma olin väga siuke, et mina küll Soome kolin, mida ma sealt otsin ja siin ma nüüd olen. Et jah, meid on, ma arvan, päris mitu. Mis oli alguses sinu jaoks kõige lahedam asi siin? Esiteks, kuna me olime ikkagi suhteliselt noored ka, siis üldse võib olla selline kogu see nii-öelda välismaa kogemus nagu, et ühtäkki sa oled riigis, kus sa pead leidma töö, sa pead nagu endaga hakkama saama võõras keeles, võõras kultuuris, et see oli nagu hirmutav, aga samas see oli väga äge, sellepärast, et mulle meeldivad väljakutsed, ma haaran kohe härjal sarvist, kui midagi on ja kui ma tunnen, et davai, lähme vaatame, mis seal nagu annab ära teha, et siis kõik see uus ja põnev oli esialgu, esialgu oli nagu väga äge, aga siis tuli reaalsus. Ehk siis me jõuame järgmise teemani, et mis oli kõige raskem? Kõige raskem oli kindlasti avastada seda tühja tunnet endas, kui sul ei ole sõpru lähedal, sul ei ole perekonda lähedal, sa oled täiesti oma kaaslasega nagu ihu üksinda, sa ei oska keelt. Sa üldse ei tea tegelikult mitte midagi, et hästi tore oli tulla, laev tõi üle, aga ühtäkki sa oled nagu kohal. Noh, muidugi, ega see ei olnud ka kõik see paberimajandus, me teame juba, mis Soome nagu endast kujutab, et lihtsalt otsus käis ruttu, protsess oli keeruline, kohale jõudmine oli väga põnev ja reaalsus oli üsna üllatav, kui tuli minna koristama, kui tuli minna sellisele tööle kõike tegema, millest ma nagu ei osanud ennast näha ja noh, kõik sellised asjad nagu, et see reaalsus, et sa oled üksi ilma igasuguse toeta ja hakkad vaatama, kuidas sa siin ellu jääd, et see ikkagi tõmbas korraks nagu jalad alt ära. Mul tegivad veidi külmavärinad, kui ma sind kuulan, sest ma olen ise täpselt niisamas kohas olnud. Räägitakse, et välismaale kolimisega on sellised erinevad etapid, et kõigepealt sul on see honeymoon ja siis on kõik nii äge ja vinge ja kõik on uus ja uued võimalused ja siis tuleb korralik selline kukkumine, et tuleb see karm reaalsus, et okei, äge on küll, aga ma olen jumala üksi või mis iganes muu asi see on, et ma tunnen ennast nii paljudes asjades ära, millest sa juba praegu rääkinud oled. See on siuke, siis hakkad lappama neid telefoninumbreid, et kellele esimesena helistada, et kuule, me hakkame koju tagasi tulema, et sul tööd on. Ja, oli tore, aga tore, tšau. We're back.
Aga sa said siiski kuidagi hakkama, sest siin sa mul nüüd oled ja see on tegelikult tore. Ega elu ongi selline, et meil tuleb alati siukseid suuri väljakutseid ja siis juhtub hästi lahedaid asju ja need juhtuvad kõik vaheldumisi, et nii ta läheb. Kui sa nüüd mõtled, mis punkti sa praeguseks oled jõudnud, siis kas sa tunned, et on mingi asi, mis on sinu jaoks ikka veel raske? Iga päev on raske. Iga päev on selles mõttes raske, et kuna see töö, mida ma teen ja see elustiil, mille ma olen valinud, sisaldab hommikust õhtuni asju, mida ma ei ole kunagi varem teinud. Ehk siis, et iga hommik me ärkame enne projektile minekut ja mõtleme, et mis täna saab. Ja ma juba kuulen, kuidas inimesed, kes seda kuulavad minu tiimist nagu juba naeravad sellepärast, et see ongi see reaalsus, et kogu aeg on põnev, kogu aeg on heas mõttes raske, aga ma armastan väljakutseid, et ma ei võta seda negatiivse asjana endale. Ja sa oled vist päris loominguline, kui sulle pakub naudingut selline iga päev pea ees tundmatusse vette hüppamine heas mõttes. Ja kindlasti ma ei suudaks, ei näeks ennast, no muidugi suudab kõike, kui on vaja, aga ma ei näe ennast tõesti istumas 9-5 andmesisestajana. Et sellepärast ma olen valinud sellise tee, kus ma pigem ei tea, mis järgmine päev toob ja mul annab rohkem, nagu mind drive'ib see probleemi lahendus, see situatsioon, et okei, meil on selline olukord, meil on vaja nagu kiiresti lahendus leida, et mida me teeme. Et see on nagu niisugune märulifilm, jookseb taustal kogu aeg. Et see on väga suur osa sellest loomingulisusest ja sellest, miks ma seda üldse teen. Väga äge, sellel on kindlasti põhjus, et me praegu siin sinuga juttu räägime ja seda on nii huvitav kuulata. Aga räägi veel natuke rohkem oma karjäärist ja toimetustest siin Soomes, et tundub, et sul on päris vinge elu. Ma siin veidikene peegeldan, et iga päev on seiklus, mida kõige sa teinud oled ja kui sulle sobib, siis isegi natukene nagu peegeldame seda kaugemat perioodi, kui sa siia tulid ja kuhu sa praegu oled jõudnud, et mida sa teinud oled ja mida sa praegu teed? Kui me isegi lähme veel sammu tagasi, et ennem kui ma siia tulin, siis tegelikult Eestis ma olen olnud ainult moevaldkonnas ehk siis stilistika ja turundus ja kõik selline reklaami pool. Et need on olnud nagu Eestis selline turvaline tsoon ja siis, kui ma Soome tulin, siis ma arvasin, et mis see nüüd siis on probleem minna Saarasse Helsingisse, öelda, et ma olin Eestis ka juhataja ja ma tulen siin ka ja võime kohe jätkata. Kuniks nad ütlesid, et võib-olla alustame soome keelest. Ma ütlesin, et andke siis natuke aega, kui te inglise keeles aru ei saa. Et no ühesõnaga, et loomulikult ma tean, et on vaja keelt õppida ja me seda hakkasime ka kohe tegema, aga mu suhtumine on alati olnud niisugune, et noh, ma lähen proovin, vahet ei ole, öeldakse ära, läheme edasi. Et kui selgus, et ma sinna ei saa, siis ma läksin edasi, ma ei saaks öelda, et lihtsama vastupanu teed, aga kindla peale välja, et mul oli vaja dokumendid korda saada ja hotelli koristus tutvuste kaudu ja haarasin mapi ja ütlesin, et ega selles mõttes midagi tegemata ei jää. Ja no see oli väga silmi avardav paar kuud minu elus, kui ma seal nagu olin, et see pani kohe maailmapildi nagu selgeks. Mitte sellepärast, et tööl oleks midagi viga, vaid lihtsalt selle töö raskus ja intensiivsus, mingis mõttes loovuse koha pealt üksluisus. Ma ei olnud nagu sellises olukorras varem, ma ei olnud teinud sellist tööd ennem ja ma otsustasin, et ma annan endast parima, et ma saaksin jätkata loovas valdkonnas, teha endale nime, mitte töötada suures korporatsioonis ja ise oma aega reguleerida ja planeerida, et kõik need asjad olid need, mis mind viisid ettevõtluseni lõpuks. Aga samas võib-olla sellised kogemused, millest tuleb selline tugev äratundmine, et okei, seda ma küll ei taha. Need on ju ka nii olulised, et samamoodi nagu me teeme elus asju, mis tunduvad täiega ägedad ja mõtleme, et seda ma tahan kindlasti teha, siis me õpime ka nendest kogemustest, mis on täielik jama, mõtleme, et mis mõttes, miks ma oma aega ja energiat selle peale kulutan, et absoluutselt, ma tegin ka Eestis töid, mis oli täielik jama selles mõttes, et see asi ei olegi selles töös, aga siin Soomes oli see kontrast lihtsalt hästi tugev sellega, et ma ei saanud ühtegi tööd teha, mis mul oleks
meeldinud ja see ei ole sinu vaba valik, et ma olen oma koduriigis, räägin seda keelt vabalt ja mul on palju tutvusi, vaid sa lihtsalt oled sunnitud tegema seda, mis toob sulle palga, mis toob sulle selle Soome isikukoodi, henkilötunnuse ja sa lihtsalt pead kuskilt alustama ja sul ei ole mitte midagi valida. Nagu see oli see võib-olla, mis mind piiras kõige rohkem, et mis mõttes ma ei saa mitte midagi nagu sisuliselt kuidagi otsustada. Ja alati on muid võimalusi, aga sa pead reageerima ka kiiresti. Sa ei saa lõputult jääda ootama, sest sul on vaja arveid maksta. Kuskilt pidi lihtsalt alustama ja ei olnud aega nagu väga kaua planeerida. Ja see on kindlasti, ma arvan, väga paljudele inimestele, kes on sellise muutus oma elus teinud, väga tuttav tunne, aga sa ei jäänud ometi hotelli koristajaks. Mis sai edasi? Edasi ma läksin hotellist ära, siis ma koristasin natukene veel siin ja seal. Vaatsid, et okei, see piin ei olnud piisav. Hotell oli hullumeelsus, seda ma ütlen ausalt, et nagu seal oli kõik asjad väga kummalised, kogu see süsteem ja tiim ja kõik tekitas väga palju küsimusi. Ja tänaseks päevaks nii vist on avalikkuseni jõudnud, et see hotell oli see Putini sõprade rahapesukoht, mis on kinni pandud, mis Soome meediast kõvasti läbi käis, et tänaseks sinna enam ligi ei pääse, nii et eks see on ka nagu sealt tuli nii mõndagi küsimust kerkis üles, aga edasi ma läksin keemialaborisse ja siis hoidsin neid nõusid seal hapete ja asjadega, et see oli nagu siuke teistmoodi päris nagu põnev töö. Täiega huvitav. See oli väga lahe töö ja seal õpetas mulle siis Soome, ma sain inglise keele põhjal nagu veel nende inimestega töölepingut tehtud, aga et seal ma kohtusin ühe venelannaga, kes ei rääkinud sõnagi ei inglise keelt ega eesti keelt ja ainult vene ja soome keelt, millest mina teadsin minimaalselt. Ja siis ma alustasin nii, et minu algne soome keele see nagu väike põhi oli vene aktsendiga. Ja siis, kui ma sain aru, kuidas ma räägin ise, siis ma sain aru, et see peab ka ära lõppema. See kõlab üsna eksootiliselt, kui ma üritan see oli päris hull. Kujutada. Aga jah, et olin seal ja siis seal tegelikult tegin ka kontoreid, koristasin ja läksin edasi pikapäevarühma õpetajaks. Ja sealt siis lõppes minu nagu lepinguline töökarjäär ja algas ettevõtlus peale lapsi. Okei, et siis sul ühel hetkel tuli selline tunne, et nüüd ma olen endale tekitanud olukorra, kus mul on jälle natuke rohkem võimalusi valida ja see ei olnud enam nii sundolukord nagu päris alguses ja siis sa otsustasid hakata ettevõtjaks. Ja, et no tegelikult see otsus hakata ettevõtjaks muidugi ei olnud ka üldse nii, nagu see võib-olla praegu siin kõlab, et see kõik kujunes lihtsalt nii. Eesmärk soome keel kiirelt selgeks saada oli nagu väga-väga oluline, et mõeldes tegelikult, et siit on üle 10 aasta tagasi või 12-13 aastat tagasi, siis me ikkagi õppisime sõnu sõnaraamatuga, laevas, katsime kinni, vastasime, tuupisime pähe, keeldusime igasugusest Eesti meediast, raadiotest, televisioonist, kõigest ainult soome keeles. Et kui ma lõpuks sain sinna pikapäevarühma nagu tööle, kus siis oli kõik toimus soome keeles, ja ma olin sunnitud ka rääkima nagu 10 korda rohkem kui varem, siis sealt ma sain oluliselt rohkem nagu enesekindlust jätkata ja sealt ma jäin ka siis 2 korda järjest lastepuhkusele, et tegelikult see ettevõtlus kujuneski välja siis, kui ma olin juba olnud 3+ aastat kodus, natuke pealegi seal, et siis kujunes see ettevõtja amet. Ja tegelikult minu esimene soome keele õppimise selline kogemus tuli ka just nimelt lastega ja minu meelest lastega on päris tore soome keelt õppida, sest lapsed annavad nii palju asju andeks ja nad hea meelega õpetavad sulle seda lihtsat suhtluskeelt, et ega see sõnaraamatutega on tore õppida küll, ma ka õppisin nii, aga see praktika on tegelikult nii oluline, et sa sellega kuskilt saad ja tõenäoliselt see oligi siis just see pikapäevarühm, kust tuli see mõnus praktika lõpuks. Ja mõnus oli ta kohe kindlasti sellepärast, et erinevalt sõnaraamatust lapsed ikkagi räägivad slängi nii nagu soomlased üldse. Et see, et sa üldse saad aru, millest me üldse räägime, võttis natukene aega ja see, et sa seisad seal klassi ees ja räägid nagu 25 lapsele kehakeeles ja küsid nende käest, et kuidas on käärid ja kuidas on pliiats, et sa üldse tunniga edasi minna. Et siis
see oli nagu omaette päris huvitav kogemus, aga nad annavad palju andeks ja nad tulevad, räägivad sulle kõik jutud maha kõikidest asjadest, millest sa võib-olla saad 10% aru ja lihtsalt noogutad kaasa, ütled väga äge ja kogu aeg nagu lihtsalt observing, et nii, okei, huvitav, kas see sõna tähendas seda, et selles mõttes jah, nendega on väga lahe õppida. Olen täielikult nõus. No kuidas sa tunned, et kui sa oled nüüd kogu sellise senimaani selle teekonna läbi käinud, siis kuidas see on mõjutanud sinu isiklikku ja professionaalset arengut? Tohutult, et ma olin kindlasti täiesti teine inimene nii mõneski mõttes, kui ma siia tulin. Tänu sellele, et mul on olnud võimalus olla soomekeelses nagu töökeskkonnas ja kõiges selles, siis kasvas ka see enesekindlus, et ma tunnen ennast siin mugavalt nende inimestega ja mitte nagu kõrvalejäetuna ja kõik need ametid, mis ma siin ja need töökohad, mis ma siin läbi tegin, lõid selle pildi nagu väga selgeks, et kuhu ma tahan elus jõuda, mis on need asjad, mida ma tahan teha ja millised on need inimesed, kes need on, kellega ma tahan neid asju koos teha. See väga tugevalt muutis minu arusaama üldse minu väljavaadetest minu elule, et mis see siis nüüd hakkab olema siin riigis ja kas ma üldse siia tahan jääda, sest alguses ma olin veendunud, et muidugi mitte. Ma lähen ikka Eestisse tagasi, mis oli need kuldne reegel, et teeme 5 aastat pensioni ära ja siis läheme sambad kaenlas ja hakkame seal Eestis uuesti kõike otsast peale tegema. Et see oli mingi selline esimene ettekujutus, et pressime selle alguse ära. Aga selle kogu õppimise käigus ja ettevõtluse käigus on ikkagi olnud väga silmi avardavaid kogemusi, hetki, meeletult ägedaid inimesi, tohutult palju, kes on ülipalju õpetanud ja kellega koos on nii inspireeriv teha. Siin on kohe siuke hetk, et hakkaks nagu 20 nime tõmbaks lõdvalt ette kohe, keda tahaks öelda, aga et üleüldse, et kogu see teekond juba siiamaani on arendanud inimesena nii palju, sest et ma saan nii ägedate inimestega asju koos teha. Ja see, mida sa praegu teed, on? See on ka 20 nimeline list. Okei, sa oled siukene hunt kriipsil. Korda 10, see lihtsalt kuidagi kujuneb nii, et sa ikkagi teed nii palju muid asju, aga kõige rohkem võib-olla Soomes ma olen tuntud siis oma valdkonnas pulmakorraldajana, ürituste korraldajana ja dekoraatorina. Sealt on kujunenud välja siis ka see, et kuna ma Helsingi disainkoolis õppisin visualistiks, siis mind kutsuti Soome visualistide juhtkonda ja teistpidi kutsuti siis Soome pulmaala ammattilaiste liitu. Ma ei tea, kui professionaal kõlab totra. No ei, selles mõttes, et ega siit podcastis ei tasu mingit, selles mõttes nagu selliste asjade koha pealt ei tasu üldse mingit puhtust nagu oodata, sest vahepeal lihtsalt ajud lähevad krussi, kui ma üritan ise ka mõelda, et okei, mis asi see asi nüüd eesti keeles on, lasta olla. Et ma üritan võimalikult ikkagi puhtalt, aga lihtsalt, et need nimed võib-olla on keeruline tõlkida, aga et ühesõnaga visualistide ja hääamatilaiste liitu ja siis tegelen ma veel coachinguga, mis tähendab seda, et ma ei ole võib-olla tuntud selle poolest avalikult, sest ma seda üldse ei reklaami, aga ma kutsun seda sellist ise niisugust nii-öelda jalaga tagumikku süsteemiks, sellepärast et need inimesed, kes tahavad rohkem enesekindlust ja endasse usku, et läbi pressida, et need inimesed kuidagi ise kõik leiavad tee minuni, et kuule, ma kuulsin, et sa teed sellist asja ja siis see on ka selline asi, mida ma kõrvalt teen nendele, kes nagu tunnevad, et nad kuskile kinni on jäänud oma mustrites. Jah, lihtsalt kuna see ürituskorraldusvaldkond hõlmab nagu nii palju erinevaid aspekte, siis me teeme palju asju, aga need on võib-olla sellised baasid nagu. Kõlab lihtsalt nii põnevalt, et tuleb selline tunne, et ma tahaks ka sina olla. Väga-väga lahe. Väga vinge ja väga mitmekesine. Kas see coaching on nagu veidi selline mentorlus, et sa oledki nagu jalaga tagumikku, et nüüd anna minna, et sa saad hakkama? Ja mis see ei ole ärinõustamine, see ei ole selline mingi vaimne, see ei ole teraapia, et need asjad ma alati räägin klientidega läbi, et minu eesmärk on,
et see inimene näeks enda potentsiaali ja ta saaks aru, mis asjad teda takistavad päriselt, et ta julgeks endasse vaadata ja et ta unustaks ära kõik selle, et aga kuidas naaber mõtleb ja mida minu vanad Facebooki sõbrad mõtlevad. Et murda need mustrid ja lihtsalt jalaga uksed lahti ja edasi, et niisugune eneseusk ja tööprotsess ongi nii, et me istume koos ja me teeme lihtsalt need asjad ära, nagu teine part on nagu get shit done, kui seda tohib siin öelda. Tohib öelda, absoluutselt tohib öelda. Aga lihtsalt, et istu maha ja võta need asjad kõik ette, mida sa oled vältinud 2 aastat. Ja ma lihtsalt nii kaua hingan sulle kuklasse, kui sul on nii halb olla, et sa lihtsalt teed ja teed ja teed. Okei, et kõik, kes mõtlevad, et okei, mul on tükk aega olnud mingi asi, millega ma lihtsalt ei saa hakkama, siis lihtsalt tuleb maha istuda need asjad ära teha, sest tegelikult see tekitab sellist mingit teatud halba enesetunnet ka, kui meil kogu aeg tiksub kuklas mingi asi, mida me tahaks, et oleks tehtud, aga me lihtsalt ei tee seda ära. Me teeme kõike muud mõnikord ja väldime. Mitte mõnikord, et enamasti nagu Soomes öeldakse, et vahest on päeva jooksul nii palju tegemist, et ei saanud midagi tehtud. Et see on nagu väga hea väljend, et lihtsalt me otsime omale nii palju muid tegevusi selleks, et mitte otsa vaadata nendele hirmudele, miks me seda päriselt ära ei tee. Ja siis on põhilised põhjused, et ei olnud aega, mul ei ole raha, kui mul oleks need asjad, saaks palju lihtsamadeks kohe ära. Et me kõik teame, et see ei ole tõsi. Et siin on enamasti nagu lihtsalt probleem selles, et sa ei usu endasse. Sa ei suuda ennast näha selle inimesena, kes need asjad on ära teinud ja kes ta siis on. Ja kui me selle mustri nagu lahti lammutame ja välja joonistame, siis sa saad aru, et sa oled, ei ole asja, mida sa ei ole. Täiega põnev. Mul on siuke tunne, et me peame veel mitu podcasti episoodi sinuga kunagi lindistama, selles mõttes, et siin on nagu nii palju asju, mida on vaja veel pikemalt puudutada. Aga ma olen täiesti nõus, see on täpselt niimoodi. Kui sa mõtled nüüd oma senisele elule ja kõikidele nendele kogemustele, on nad siis ägedad või mitte nii ägedad, siis mis on olnud sinu jaoks suurimad saavutused või sellised kõige olulisemad ja rõõmsamad hetked? No ma harva puudutan oma pereteemasid, aga nüüd ma pean muidugi ütlema, et pere, minu super toetav abikaasa ja minu poisid, et loomulikult on nagu kõige selline suurem saavutus, et mul on selline pere ja ema ja vanaema, kes mind nagu kõigest toetavad ja sõbrad, et selliseid inimesi enda ümber hoida ja neile aega leida on see, mida ma pean kõige tähtsamaks, aga tööalaselt rääkides võib-olla üleüldse see, et kui me teame, kui raske on niigi ettevõtlusmaailmas üldse ellu jääda või üldse omale nime teha, siis ma ei oleks kindlasti siia kolides näinud ennast ei sellel alal tingimata veel, aga üldse mitte ka võib-olla ettevõtjana veel. Kuna Soomes on võrreldes Eestiga väga vähe pulmakorraldajaid ja väga nagu, et Soome riik on nii palju suurem ja samas selle ala tegijad, kus mina olen, on võrreldes nagu Eestiga nii palju väiksem seltskond, siis mul on selle võrra olnud lihtsam siin oma nime teha mingis mõttes, et aga ma ei oleks nagu, võib-olla ma olen uhke selle üle, et ma tean, et selle minu valdkonna inimesed tunnevad mind, me saame hästi läbi, me teeme koostööd, nad usaldavad mind, nad on kõik selline üks toetav seltskond ja sinna kuuluda või seal tõsiselt võetav tegija olla, on see, millest ma vahest ei saa aru, kui keegi mulle helistab, ma mõtlen, et hästi rõpp, et kuidas ma tegelikult nagu jõudsin siia, et nagu see, et see ei ole mingisugune ego tõste, mida ma tahan teha, aga mul on neid hetki küll, kui ma mõtlen, et tegelikult see on päris äge, et ma siin seda teen, sellepärast et see ei ole kindlasti lihtne olnud. Paljud inimesed võib-olla mõtlevad, et see on, mis paned reklaamid üles ja muudkui müüda ka teenust, aga sul võib olla kliente, aga päriselt kuuluda nende inimeste sekka, kes seda asja veavad, et see on olnud mulle kõige suurem au ja kiitus, et mind kutsutakse nende liitudega nagu liituma. See on täiesti absoluutselt ja kahtlemata asi, mille üle uhke olla. Ja see on tegelikult, ma ei tea, kui ma veidi nagu mõtlen, et
me naised kuidagi, ma ei tea, võib-olla mehed teevad seda ka, aga ma lihtsalt ei pane seda niimoodi tähele, ma tean nagu ainult naise seisukohast rääkida, ma olen ka veel indiviid kõigele lisaks, aga kuidagi see, et me teeme täiega palju asju ja tegelikult täpselt sama palju me võiks vahepeal hetkeks peatud vaadata, kui äge, et ma reaalselt saingi sellega hakkama ja miks mitte ennast natukene kiita, et kui päriselt oledki teinud asju ära ja saavutanud midagi ja see on päriselt oluline, et see ei ole niisugune mingi mulli ajamine, vaid see on päris asi, mis on päriselt ära tehtud ja see on veel hästi ära tehtud. Selles mõttes, et mina arvan küll, et me võime ennast kiita. Mu esimene podcasti oma osa, kus ma endast räägin, ma ka laulan endale väikest kiidulaulu, siis mõtlen, et miks mitte? Muidugi. Ei, absoluutselt õige ja lihtsalt nii enesekriitilise inimesena nagu mina, nagu neitsid üldse on, et siis ma ei võta nagu tihti neid hetki endale, et nagu you go girl, et hästi panid täna, et ma pigem igat teist kommenteerin ja tõstan esile ja kiidan kogu aeg, et sa lihtsalt ei võta endale seda hetke, et korraks mõelda, et okei, sa oled tegelikult ise ka päris palju teinud, et võib-olla puhkad äkki täna nagu, aga loomulikult see on oluline ja siin ei saa olla mitte midagi sellist, et enda saavutuste üle ei tohiks uhke olla, tegelikult peabki olema. Ja me võime veel praegu ka öelda, et sa oled väga äge ja väga tubli ja hästi paned, et siis on nagu kindel, nüüd on nagu linnuke kirjas. Aitäh. Aga millised on olnud sinu suurimad tagasilöögid, sest me teame, et sama palju kui on neid ägedaid uhkeid hetki, siis on ka mitte nii uhkeid ja võib-olla isegi päris raskeid hetki, et mis need sinu jaoks on olnud ja kuidas sa nendega toime oled tulnud? Ütleme, selle kogu ettevõtluse teekonna käigul siis eks tagasilööke on tulnud ikkagi kõvasti rohkem kui mingid suuri saavutusi, aga muidugi on küsimus, et kuidas sa seda tagasilööki nagu mõtled või et kuidas seda oma peas defineerida, et võib-olla minu jaoks on need olnud mingisugused asjad, mida ma olen läinud nagu suure hooga tegema, et mis see on siis, teeme ära ja siis sa saad aru, et keegi ei võta sind tõsiselt veel, keegi ei anna sulle võimalust mitte midagi ära teha. Nendel hetkedel tekib nagu selline, et okei, vaatame järgmine aasta, ma lähen uuesti, et ma olen õppinud selles mõttes, ma olen nagu järjepidav ja ma olen õppinud pidevalt selle mõttega, et ma pean kogu aeg ennast ületama, ma pean kogu aeg ennast tõestama, sest ma tahan kogu aeg teha suuremate tegijatega, ma tahan kogu aeg teha ägedamaid asju ja erinevatele võib-olla meediakanalitele ja selles mõttes selliste inimestega, kellele ma alt üles vaatan. Et kui nemad tõsiselt ei võta sind ja sa saad aru, et ei oleks pidanud seda meili saatma. Et oleks pidanud veel ootama aasta, oleks pidanud tegema parema portfoolio, oleks pidanud tegema seda, teist ja kolmandat, et ma ei olnud valmis, aga ka need õppetunnid, kui sealt ei tule vastust või sealt keeldutakse viisakalt, on need, mis annavad seda hoogu juurde, et okei, me veel näeme, okei. Et see ei nagu mu lemmik on Kris Jenneri, see ütles, et see, kui sa saad nagu ei, tähendab, et sa küsisid valelt inimeselt. Et siis me nagu proovime, kuni me lihtsalt teeme ära. Kas sul on ka veidi selline, et ma veel näitan teile vaibu nii kord, sest mul on küll mitu korda olnud nii, et okei, sa ütlesid ei vä, vaatame ja küll sa kunagi näed veel. Absoluutselt. Et need uksed, mis sinu ees kinni on pandud, tuleb minna ja osta terve maja ära. Õige, väga õige, kuulsite ja täpselt nii tulebki minna. Ma arvan, et see on väga inspireeriv. Mina olen vähemalt väga inspireeritud praegu sellest jutust. Kas sa tahaksid rääkida mulle ka mõnest sekeldusest või sellisest naljakast seigast, mis sul siin elatud aastate jooksul juhtunud on? Mul on nii palju seikasid, et see on täiesti eraldi nagu teema üldse, aga võib-olla kui mõelda mingite töö, ma ei tea, kas apsakas on nagu õige sõna, aga selliste situatsioonide peale, mis on juhtunud, siis need on küll tagantjärgi olnud sellised, et kui need inimesed, kes minu tiimis on kaasas olnud, ei tõestaks seda oma väitega, et jah, oli küll, siis mul on niikuinii enamus kordadel tunne, et ega inimesed arvavad, et ma liialdan niikuinii. Näiteks mingisugused situatsioonid, kus sa oled lubanud teha pulma, sa oled lubanud vastutada kõige eest, seal on 80 inimest kohal ja siis hakkab selguma hommikul, et kõik asjad, mida pruutpaar on lubanud tuua, ei tule. Kõik lilled, mida lubati, nagu lillemered, mis pidid tulema nii, et ei jõua üles tassida peoruumi.
nendest tuli mingi 7 närtsinud pojengi, mis olid kuskil mingis punases Stockmanni ämbris ja kõik sellised asjad, kuidas sa pead käigu pealt, saad aru, et sul ei ole mitte millestki midagi luua ja inimesed on kohe kohal ja siis me hakkame leiutama. Ma ei hakka isegi ütlema, kus see toimus, sest võib-olla trahvid tulevad tagantjärgi, aga ühesõnaga siin ei tohi võtta tangidega mingeid põõsaid maha, mitte midagi teha. Ja ma lihtsalt andsin töötajatele need prügikotid ja ma ütlesin, et kuna meil ei ole mingeid lilli, siis me lihtsalt ehitame üles sellised rohelised sambad sinna nagu pulmatseremooniale, et me teeme selle, ise vaatate, kuidas teete, nagu vaadake, et ilus on. Me ehitasime tseremoonia nullist üles, me läksime siis sinna peoruumi, kui inimesed juba kohal olid ja selgus, et see üks tüdruk, kes oli pannud cateringi eest vastutama, tal ei olnud neid toitusid, mis pidi olema, tal oli üks pann ja üks pott, et 80 inimest ära toita seal ja see oli Soome üks väga kõva nagu peoruum selles mõttes, et see ei olnud mingi kuskil kellegi külatalo, mingi siuke väike event, vaid seal olid väga ranged reeglid ja siis nende väikeste pannikesega 80 inimest tuli ära toita, nii et see oli siis India pulm, pruut tuli sinna, peigmees oli selleks hetkeks juba natukene liiga palju joonud selle stressi tulemusel ja siis nad hakkasid köögis süüa tegema, et Kääriti käis üles ja hakati alles sellele tüdrukule näitama, et kuidas neid rahvustoite tehakse. Ja me seisime 7 lihtsalt köögis ja vaatasime, mis toimub, et inimesed istuvad kõik saalis, lilli ei olnud, mitte midagi ei olnud, köögitarvikuid ei toodud, toidud olid, ühesõnaga, et see oli nagu, et meie pidime olema tegelikult ainult koha peal koordineerimas ja nende asjadega, mis nemad toovad, selle pulma ära tegema. Millest järgnes, see on mitu aastat, millest järgnes väga selge õppetund, et me keeldume igasuguse kliendi oma nagu asjadega midagi tegemast, et me ei võta mitte mingit vastutust, kas sinu lilled tulevad või ei, et kõik tuleb meie kaudu, et nii need õppetunnid tulevad, et need olukorrad on nagu väga absurdsed või meil oli ameeriklaste pulm, kus kohale sõites selgus, et koroonale väga lähedal veel, et on pooled inimesed koroonas, et siis me tõmbasime lihtsalt bensukasse ja rääkisime pruudiga koha peal läbi, kas me teeme Neste tanklas, kas me teeme selle pulma täna või ei tee. Ja mis siis sai? No siis me tegime selle pulma nii, et pooled seisid kuskil kaugemal ja vaatasid tseremoonia ära ja ei osalenud ja siis see oli siuke kooti teemaline Tamperel. Et siis ja siis kuna nad olid ameeriklased, kellel ei olnud soome keelega üldse väga lähedast kokkupuudet, siis nad unustasid ka kinnitada takso need kinnitused, et inimesed üldse peoruumi saada. 60 inimest oli nagu tulemas mujalt ja siis, kui need inimesed olid juba 40 minutit oodanud nagu sealt keskusest 100 kilomeetrit, siis selgus, et mingid taksosid ei tule, sest nad ei olnud kinnitanud, sest nad ei saanud paberitest aru. Ja siis me haarasime aga nende kohalolijate autod, mingi 5-6 autot ja sõitsime külalistele järgi. Teadmata, kas keegi on ratastoolis, kas on lapsevankrid, mitu korda me peame sõitma, siis me tõime külalised kohale. Siis me viisime külalised ka öösel koju, me olime järjest mingi 36 tundi tööl. Ja neid seiku muidugi on küll ja küll. Väga hea, ma pean veel ütlema, väga hea oli, me sõitsime veel saare peale. Meil olid autod asju täis ja selgus, et see saare peale üleminek laevaga on katki. Nii et meile öeldi sadamas, et te ei lähe oma kaubikutega ja autodega mitte kuskile, sellepärast et see ei tööta, me ei saa teid maha panna, ma ütlesin, meil on pulm, lõpetage ära, ma võin kas või ükshaaval need vaasid siit üle, me ei jäta tegemata seda ja siis nad panid lihtsalt need puitplangud laiad sinna üleminekule ja ütlesid, et omal vastutusel lähete ja me sõitsime sealt üle niimoodi, et inimesed filmisid, kui me maha sõitsime, mu süda tagus niimoodi sees, et ma mõtlesin, kui ma siia vette kukun selle pulma pärast koos selle masinaga, siis see ei ole naljakas. Aga praegu on küll naljakas. Praegu on naljakas, neid asju on küll ja küll, aga need on niisugused esimed, mis alati nagu tuleb, et ei kunagi enam kliendi asjadega, nagu transpordiga, nagu igatpidi teeme ära, ei ole probleem, lähme üle vee, kui vaja. Okei. Nüüd ma saan veel paremini aru sellest, et kui sa ütlesid, et kui ma küsin, et mis sa teed ja siis sa ütled, et sul on nii mitu amet, kui sa mingit hekki pügad ja taksot sõidad nagu sellele kõigele muule lisaks, siis täpselt nii see kindlasti ongi. Et see nõuab kindlasti väga palju paindlikkust, et nende olukordadega toime tulla. Kas need kõik paarid siis lõpuks abiellusid? Ja kõik abiellusid. Okay. Kõik pulmad tegime ära ja leiame kõik lahendused, et see ei ole mingi probleem. Me oleme harjunud. Ja see on ilmselge. No kõik sellised seiklused on kindlasti hästi põnevad või ongi hästi põnevad kuulata, aga tegelikult meil kõigil on ju ka argielu
Missugune sinu tavaline argipäev välja näeb siin Soomes? Argipäev on mis asi? Okei, et sul on nii palju vaheldust. No, nagu tegelikult ei ole sellist üldse tavalist argipäeva minu elus ei ole, et kui on väga kiire hooaeg, siis ma olen niikuinii tööl kõik nädalavahetused, mis tähendab seda, et ma lihtsalt võtan omale näiteks ühe kolmapäeva sellise, et ma puhkan välja ja tõesti teen mingisuguseid oma asju, nagu et kindlasti käin trennis, veedan lastega aega, olen kodus hetke ja nagu korraks saan pea tühjaks, et need kõik need üritused vajavad nii palju ettevalmistamist, kogu aeg tuleb midagi teha selleks, et järgmisel päeval oleks asjad tehtud. Et see on nagu selline pidev ring, et minu ainukesed argipäevad on siis, kui ma olen puhkusel, mis on peamiselt nagu veebruaris või siis, kui ma olen reisil, et seal ma nagu käin omas rütmis. Et aga muidu me lihtsalt paneme päev korraga. Muljetavaldav. Mis sulle siin Soomes elamise juures meeldib? Mulle meeldib siin, tahaks kohe öelda rahulik keskkond, aga see, et minu elu on nagu selline kaootiline, aga üldiselt soomlastelt peegeldub hästi palju sellist usaldust ja turvatunnet. See loob nagu sellise kindluse selles kaoses, mida ma iga päev elan. Ma olen harjunud juba elama ja olema siin kultuuris, tundma neid inimesi, aru saama sellest, millised nad on, et ma ei ole kindlasti Eesti patrioot, ma ei ole kindlasti siia Soome kolinud sellepärast, et ma nii väga armastan Soome riiki. Ma lihtsalt olen seal, kus ma olen, teen seda, mis ma teen ja kui selleks on kunagi mõni muu riik, siis on. Ma lihtsalt üritan ja annan parima, et elada oma elu iga päev nii, et ma saan sellest võtta maksimumi, vahet ei ole, kus ma olen. Kas sul on veidi selline mõtlemisviis, et kodu on seal, kus süda on? Jaa, just. Et seal, kus on minu inimesed ja seal, kus ma saan teha seda, mida ma tahan, siis seal ma olen rahul. Mida sa või kas sa üldse Eestist nagu igatsed kõige rohkem? No pere ja sõbrad loomulikult, et kas ma käin Eestis tihti? Kindlasti mitte. Eriti sellest hooajast nagu sõltuvalt. Loomulikult oleks väga äge, kui need inimesed kõik oleks siin veerand tunni kaugusel ja selles osas oleks nagu kõik sama. Kas ma näen, et ma kindlasti tahan kolida Eestisse tagasi kunagi või mingi teatud perioodi jooksul, ma ei näe seda, et see on selline, selleks võib olla vabalt mõni muu riik hea meelega, miks mitte elada Malaisias, miks mitte elada Ameerikas, miks mitte elada ükskõik maailmas, et ma ei pane nagu riigiliselt piire, kui mul oleks võimalus minna, ma kindlasti läheks. Aga konkreetselt Eesti mõttes pere ja sõbrad. Ma tahaksin sinuga veel räägida elu alustaladest, ehk siis mida sa pead tähtsaks ja mida sa hindad väga kõrgelt? Kõige rohkem ma hindan alati ausust ja seda, et ma saan üldse usaldada inimesi ja olukordi ja kõhutunnet ja seda, et mul on nagu minu tegemistes mingi selline ausus kõige ja kõigi vastu ja ma üldse ei salli sellist sõna tegelikult nagu autentsus. Aga see on nii tänapäeva kontekstis minu silmis, see on lihtsalt nagu asi, mida öeldakse, mis ei tähenda mitte midagi, aga kõik olukorrad ja kõik situatsioonid, kõik saab lahendada inimsuhetega, heade, tugevate suhetega ja inimsuhted on minu jaoks selles mõttes kõige olulisem asi. Ja nii on olnud tegelikult terve elu, sest kui ma juba tagasi mõtlen, siis kõik asjad loomulikult tulevad kogu aeg millestki, aga ma tean, et ma alati ütlesin emale, et okei, see kool ja vahet ei ole, et siis ma lähen järgmisse kooli, siis ma käin selle, et lõpuks tähendavad ainult need inimesed, mitte need paberid, mitte need asjad, et ainult inimesed loevad. Et kui mul on palju selliseid inimesi ümber, kellega on äge asju teha, siis see on nagu kõige tähtsam. Et ma olen käinud 13 kooli. Ma olen vahetanud klasse iga gümnaasium. Mul on ainult nagu klassikaaslasi 300 kanti, pluss kõik muud koolid sinna peale. Ülikoolid, disainkoolid, klaveri õppimised, kõik, et igalt poolt on tulnud inimesed juurde ja see on selline asi, mille juurde ma alati tulen tagasi, et kui sul on inimsuhted
korras, siis see on sinu kõige tugevam põhi, sellepärast et sul on alati keegi, kellele helistada, sul on alati keegi, kellele anda häid kontakte, keda elus edasi viia, et see on kindlasti üks asi, mida ma tahan välja tuua. Ja see on kindlasti midagi sellist ka, mida ma ise usun, et see on selline asi, mida teised tunnetavad ka, et kas sa oled inimeste inimene ja mis sulle oluline on, see nagu seda on näha ja tunda ja kuulda kõikides tegemistes, et need inimesed kindlasti tahavadki olla su ümber, kui sa tahad olla inimeste inimene, et see on alati kuidagi vastastikune ja need energiad ja kõik, et see, kuidas me teisi austame ja nad austavad meid. Ja. Et see on kindlasti niisugune, ma olen väga nõus, et see on niisugune suur tugevus. See on vastastikune, aga võib-olla see on ka sellepärast nii oluline, et see on ka vastuoluline väga sageli, sest et olles inimeste inimene, sa õpid inimeste kohta väga palju ja see on teinud aastate jooksul väga palju ettevaatlikumaks, et kui ka nagu korraks astuda tagasilöökide juurde tagasi, siis selline inimene olemine on väga suur vastutus lasta inimesi kogu aeg enda lähedale ja sealt on tulnud väga palju tagasilööke, mis on teinud mind ülietevaatlikuks. Et see on kahe otsaga asi, et ma olen väga avatud ja sotsiaalne inimene, aga ikkagi elu õppetunnid. Ja. Ei no vastu näppe me saame kõik niikuinii ja veel mitu korda, et see on selge. Aga lihtsalt see, mis tunne on, kui sinuga samas ruumis olla. See on selline nagu tähtis asi tegelikult. Need halvad inimesed või inimesed, kes kuidagi tahavad ära kasutada, nad niikuinii kasutavad ära, aga siis need head inimesed tunnetavad seda, et okay, neile ma annan kõik. Et tema juures, tema seltskonnas mulle meeldib olla. See on tegelikult nii oluline nagu, näiteks kas või äri, kui mõtled, et kuidas äri ehitad, et kas inimesed tahavad sinuga suhelda. No, kui sa oled meeldiv, siis kindlasti tahavad. Väga basic värk kohati, aga missugused, me oleme siin aru saanud, et sul on selline argielu või selline tööelu on selline mitmekesine ja sul on väga palju vaheldust, aga kas sul on mingeid sulle olulisi harjumusi, mis on nagu sinu jaoks kindlasti, et nendest ma nagu järgi ei anna, et need peavad olema? No oma igapäevastes tegemistes õudselt tahan öelda, et peaks olema kogu aeg nagu trennis käimine. See on mulle tegelikult nii oluline ja ma ikkagi lasen seda nii palju kogu aeg üle töö pärast, et jah, on mingid asjad küll, mida ma tahan hoida niimoodi, et võimalikult nagu stabiilsena, et mul on aeg endale just käia trennis, leida perega õhtuti need hetked ja mingid, ma alati võtan aja, et valida sellised riided, milles ma ennast hästi tunnen, sõltuvalt sellesse, kuhu ma lähen, seda ei võta keegi minult ära. Et nagu selle hetke ma leian alati, sest et see loob kogu minu päeva ja kindlasti muusika. Muusika on minu elus väga oluline, selle õige muusika rütmis meelestan ma ennast vastavalt sellele, kellega ma kohtun, kuhu ma lähen, mida mul teha on vaja, et muusika on selline asi, ilma milleta ei lähe ühtegi päeva. Kas sa oled ka nagu see, vaata Instagramis on need naljakad videod, kus hommikul istud autosse, siis mingi Daddy Yankee mängib seal, et mingi hull gasoliina tuleb ja siis õhtul, kui sa oled oma 36-tunnise päeva ära teinud ja autos siis, kui siis hüppad korraks rooli taga. Väga reaalne. Ja väga reaalne olukord, kindlasti juhtunud rohkem kui 3 korda, aga ja, et see lihtsalt aitab meelestada ja see aitab kuidagi mingites olukordades mingeid asju lahti mõtestada, see lihtsalt loob energia, et seal on väga suur vahe, kui on vaikust vaja vaikust, aga kui on vaja ennast meelestada, siis väga hea pimes. Kindlasti. Ka 100% nõus ja ma teen ise täpselt samamoodi ja ma olen ka mitu korda rooli taga võpatanud, kui ma oma tööpäeva olen ära teinud. Ma nagu, mida? Kes see hull hommikul oli? Ja, järgmine hommik samamoodi. Yep. Kas sa oled pidanud oma täiskasvanu elu jooksul midagi uuesti õppima või kuidagi nullist õppima või mingisugusest vaatevinklist näiteks täiesti loobumast mõtlema, et okei, et tegelikult ma ei mõtlegi enam nii? Ma ei teagi, kas ma nüüd mingit kardinaalset muutust mingites põhimõtetes või asjades olen teinud tingimata. Ma võib-olla selle, et ma püüan olla võimalikult avatud ja et üks asi on olla kriitiline või enesekriitiline mingitel teatud põhjustel või situatsioonides, et arendada, aga mitte
mitte kindlasti arvata, et sa niikuinii tead vastuseid, ehk siis, et sa ei tea mitte kunagi, mis kellegi elus toimub, sa ei tea mitte kunagi, miks inimesed mingisuguseid otsuseid teevad, see, mida nad ütlevad, ei ole see erinevatel põhjustel, mis see tegelikult on, et suuta sellest läbi näha ja aru saada, et tegelikult sa võib-olla ei tea mitte midagi. Et sa võib-olla näed mingit osa ja teed omad järeldused, aga sellest nagu täielikult lahti lasta. Et igasuguseid inimesi kohates ja täiesti tundmatute inimestega päevast päeva suheldes on oluline, et sa ei oma mingeid eelarvamusi. Kas me teeme nalja, kas me teeme sarkastilisi nalju, oleme iroonilised, muidugi, sest ma olen selline inimene, aga noh, et me võime kõige üle nalja teha, aga tegelikult on väga oluline, et sa suudad ikkagi inimest vastu võtta puhta lehena ja lasta kas ajal teha oma töö, kas sa õpid inimest nii palju tundma, et sa saad aru nendest triggeritest ja asjadest, kuidas kellegiga suhtuda või kuidas sa kedagi võtad, aga sisimas hästi neutraalselt lasta nagu kõigil olla ja tegutseda ja mitte arvata, et sa tead kogu aeg liiga palju ja kõike. See on tegelikult nii tähtis arusaamine siin elus. Ma ise arvan, et see teeb asju palju lihtsamaks, kui me ei oleta liiga palju, me ei tee liiga palju järeldusi ja me suudame jätkuvalt olla teatud mõttes õrnad, et okei, kui keegi mulle ütleb kuidagi halvasti või ma ei tea, mingi täiesti tühja koha pealt kritiseerib, siis põhimõtteliselt alati tuleb hiljem välja, et seal taustal oli midagi muud. Ja isegi kui ei olnud, siis kui keegi käitub viisil, millest ma päriselt aru ei saa, siis seal taustal on alati mingi lugu. See on elus nii oluline tegelikult, et me jätame alati ruumi sellele, et on asju, mida me kindlasti ei tea. Absoluutselt ja oskus võtta ennast sellest situatsioonist välja. Et kui on situatsioone, kus keegi ründab ja jätkuvalt, siis tõenäosus, et ta sinu pärast ründab, on väga väike. Ja sellest aru saades sa ei võta neid asju isiklikult, et sa näed, et kui kellelgi on mingisugune teema, mingi probleem õhus ja see on järjepidev, siis mitte ennast süüdistada, vaid aru saada sellest, et see on viis, kuidas inimesed elavad välja, kuidas reageerivad, sest et ma olen nii palju lihtsalt näinud kõrvalt neid situatsioone, kus inimesed võtavad väga palju asju isiklikult ja see lihtsalt takistab enda edasiminekut. Täpselt nii. Ja isegi kui see on suunatud otse sulle, siis see on ainult tema arvamus. Alati kannatab kuulata, mida sulle öeldakse ja miks sulle öeldakse ja võttagi teadmiseks neid asju ja ennast nagu parandada ja püüda alati areneda, aga ühtlasi analüüsida, et kui palju mingid asjad kannatab isiklikult võtta ja lihtsalt nagu mööda lasta. Ja see ei tähenda seda, et endast võib lasta üle sõita, aga see tähendab just nimelt seda, et on asju, mille koha pealt tasub lihtsalt lahti lasta ja edasi minna. Õppida valima. Täpselt. Ja. Kuidas sa ennast stressirohketes olukordades maandad, sest ma usun ja ma olen aru saanud, et neid jagub. Et kuidas sa, nagu, kui tõesti tunned, et lihtsalt stress on nii tugev, et nüüd on täiega hull pinge peal, kuidas sa nende olukordadega toime tuled ja kuidas sa keerulistel aegadel hakkama saad ja lõõgastud ja energiat kogud? Kui ma olen konkreetselt situatsioonis, kus käib kõik üle pea, et näiteks seesama India pulm on olnud siiani ainukene pulm, kus ma koos pruudiga nutsin, sest tema nutis, et see ei ole sinu viga ja ma ütlesin, aga keegi ei tea, et see ei ole minu viga, kõik näevad, et siis on nagu selline, et kas lihtsalt lööbki niimoodi, et sa lihtsalt nutadki peatäie, sellepärast, et sa ei saa enam nagu, sa lihtsalt enam ei tea, mida sa pead tegema, aga ma räägin, et sellest oli ka nii palju aastaid tagasi ja ma ei olnud mitte kunagi siukses olukorras olnud, et siis nutad peatäie ja hakkad otsast peale. Aga füüsiline trennis käimine kindlasti on see, et kõigepealt jõusaal, see on niisugune füüsiline osa ja siis ujumine, mis nagu maandab, et need on sellised asjad. Loomulikult on muusika selline, mis aitab väga palju kuidagi maha rahuneda ja nüüd kui on sellised stressirohked hetked näiteks, et tööl on väga kiire ja probleem tuleb ruttu lahendada. Esiteks, kui ikka lappes on, siis ma võtan selle hetke, et ma lihtsalt astun välja. Ja olen ka öelnud, et ma ei luba endaga teatud viisil rääkida ja ma võtan hetke ja ma lähen ära ja ma korraks hingan. Et 5 minutit ja mul on vaja korraks asjad läbi mõelda ja maha laadida. Aga tänaseks mul on ka
minuga tiimis sellised inimesed, kelle peale ma võin 1000% loota. Ma võin neile öelda, et siit maalt ma tunnen, et ma ei saa praegu, et võtke üle ja tehke ära, sest nemad lahendavad need asjad ära täiesti ilma igasuguse sisemise paanikata, nad ei ela neid mingeid asju võib-olla läbi, kui midagi läheb valesti, midagi läheb katki, midagi on vaja ümber mõelda, ja on kiire, see on nagu põhiline stressiallikas alati, et meil on nagu kohe on külalised sees, kohe on tararara, et kui siis on errorid, et siis nemad näevad seda kõrvalt ja mul on täielik usaldus, et lihtsalt tehke see korda. Ma võin nagu selle peale loota. Koos saab alati rohkem ära. Absoluutselt. Me oleme natuke seda teemat puudutanud tegelikult juba ka, aga ma küsiksin veel, et mis sa tunned, et on olnud sinu suurimad õppetunnid elus? Ja see nüüd võib-olla ei puudutagi ainult seda Soomes elatud perioodi, vaid üleüldse, et kui sa tahaksid nagu midagi eraldi veel mainida, siis mis see võiks olla? Ma arvan, et kindlasti enda eest seismine, enda uskumuste eest seismine, ka siis, kui 100 inimest on eri meelt, sa ei pea muutma enda nägemust, enda arusaamist sellepärast, et teised on teist meelt. Ja et sul on julgust olla sina ise sellisena, nagu sa oled ja sa ei pea seda põhjendama. Sa ei pea põhjendama oma väärtust, sa ei pea paluma kedagi, et oma asjad nagu tehtud saada, vaid sa ise oled kõigeks võimeline. Ja selle nagu palumise all ma ei mõtle abi palumist, vaid ma mõtlen loa palumist. Et me ise võtaksime selle julguse enda asjad ära teha nii, nagu meie tahame ja tegelikult ma olen väga kõva manifesteerija, ma usun täielikult sellesse protsessi, see on töötanud nii palju kordi ja võib-olla mõndadele tundub selline uinamuina, aga kui sa ikkagi võtad eesmärgi ja sa tahad selle ära teha, siis mindset on kõik. No mis meil täna juhtus, siis ma mõtlesin, et ma tahaks selle podcastiga nüüd ma tahaks neid intervjuusid nüüd kiremini teha, et kalender ei laabu täpselt nii, nagu ma tahaks ja siin sa nüüd oled, eks, et täpselt nii see on ja tegelikult mul tuli praegu selline mõte ka, et kui me rääkisime varem sellest sõnast autentsus, et võib-olla see on väikse inflatsiooni siin läbi teinud, aga see, mida sa just kirjeldasid, see ongi tegelikult see selline ehtne, siiras autentsus. Ma olengi täpselt see, kes ma olen mina ise ja ma usun sellesse. Jaa, absoluutselt. Termina küll, et see on ju see, mida see peaks tähendama ja mis see tegelikult on, aga kuna tänapäeval seda kasutatakse igal pool söögi alla ja söögi peale kohtades, kus see absoluutselt ei päde, et tee Instagrami, ole lihtsalt sina ise, ole autentne, tee TikToki. Mul tuleb allergia juba, sest ma ju tean, et see ei ole see. See, mida esindatakse, ei ole see on kuvand, et kõik see selline, kui keegi seal kaameras nutab, ja just täpselt see, et sa oled nagu eritoinu seda kõike asja, nagu sa oled selle strateegiliselt üles ehitanud, need haavatavad momendid, see ei ole see nagu, kas on inimesi, kes päriselt on autentsed, loomulikult on, aga lihtsalt see kuidagi selle promomine kuidagi hakkab mulle vastu. Ja, arusaadav. Kui sa nüüd saaksid anda nooremale endale nõu või näiteks teistele naistele nõu, kas siis siia kolimise osas või kohanemise osas või välismaal elamise osas või üleüldiselt nagu selliste suurte elumuutvate otsuste tegemise osas, siis missugust nõu sa annaksid ja ma väga põnevusega ootan, mis sa vastad, kui sa oled selline jalaga tagumikule ja et mis see su nõu oleks? No siin oli nüüd nii palju variante, et kas kuskile kolida või mingid suuri otsuseid teha. Ma arvan, et iga erineva aspektiga ma võib-olla annaks väga erinevat nõu lähtuvalt inimestest, aga selge on see, et julge proovida asju. Meil on kõigil üks elu ja kui me nüüd ei ela, millal me siis elame seda elu? Tee need asjad ära, mida sa oled tahtnud teha, kui sa näed omas peas, et sa elad teises riigis, teises kohas, teed teisi asju, oled elukutseliselt hoopis teine inimene ja see kogu aeg kripeldab. Sa ikka veel 5 aastat ja 10 aastat hiljem ketrad seda peas, mis siis oleks? Lihtsalt tee ära. Kas seda on vaja veel siis nagu 80-aastaselt mõelda, et kui ikka oleks, ei ole vaja. Et lihtsalt pane need asjad kirja ja hakka tegema. Et see on nagu ka mingis mõttes vastutuse võtmine, sest me kogu aeg nii õudselt kardame. See ei tähenda, et tule kohe töölt ära ja ma ei tea, pane OÜ püsti ja live a little.
et nagu see ei ole see nõu, aga see on kuidagi kuula oma sisemist häält, mida sa tegelikult tahad. Eneseväärtustamine, mis on nii paljude otsuste tuumaks, et mis iganes otsuseid sa teed, mis iganes olukorras sa oled, õpi ei ütlema. Vali, kuhu sa oma aega paned, vali, kellele sa oma aega annad ja millised energiat sa tahad, et sinu ümber on. Ma olen olnud väga palju selles olukorras, et kõigile ja kõigele ja lõpuks on selg nagu sõelapõhi, et inimesed on alati seal, kus midagi niisama antakse. Mõtle, kellele sa annad ja kui palju sa annad. Ma hindan ääretult palju seda, et sa oled oma energiat aega praegu mulle andnud, sest Rõõmuga. see vestlus on olnud lihtsalt nii huvitav. Nüüd, kui sa mõtled veel oma tuleviku peale, me hakkame siin vaikselt lõpule jõudma, et kui sa mõtled oma tuleviku peale järgmise 5 või 10 aasta pärast, siis kus sa ennast näed ja millest sa unistad? Ma unistan väga paljudest asjadest iga päev ja kogu aeg ja teen nende asjade osas jätkuvalt palju tööd, kuna nii paljusid asju ma ei saa täna välja öelda, mille kallal ma töötan, sest ma ei ole valmis selleks praegu, siis ma näen ennast ettevõtjana, kes võimalikult palju teeb selleks iga päev, et jätkuvalt nii ägedate ja inspireerivate inimestega koos luua veel palju suuremaid asju. Et ühesõnaga sa tahad ujuda veel suuremate kaladega koos ja absoluutselt. Ja sellest piisab, siis ongi põnev jälgida su tegemisi ka edaspidi, et mis need tegevused siis on ja mis siin aastate jooksul saab, et see on väga-väga huvitav ja ega kõige tähtsam on ikkagi see, et endal on need unistused, et need ei peagi võib-olla alati teistele suure häärega kuulutama, vaid oluline on see, et nad on olemas ja unistama peab. Kui me nüüd siin lõpetamas oleme, siis viimase küsimusena ma tahaksin sinu käest veel küsida, et kui me oleme siin üle lahe ja säravad, siis mis sulle sära silma toob? Ikkagi esimese asjana pean ütlema kohe, et inimesed, kogu mu töö ja mu eraelu on seotud inimestega. Kõige rohkem rõõmu minu töös või argipäevas või tegemistes on ikkagi see, kui ma tean, et täna ma pean olema kell 10 seal ja ma kohtun nii ägeda inimesega. Täna mul on need kliendid ja see on nii äge, et need on ikkagi sellised hetked, mis nagu mõnus energia, vaba suhtlus ja sellised positiivsed hetked ja momendid on selle alus, mis aitab seda tööd ja neid argipäeva nagu lihtsalt ja vabalt kulgeda, et kindlasti ägedad inimesed. Ma tahan sind väga tänada, et sa tulid ja rääkisid nii palju põnevaid asju oma elust ja rääkisid natuke oma mõtetest. Kindlasti ma jälgin su tegemisi ka edaspidi ja olen väga tänulik, et sa leidsid selle aja. Jälgige teie ka kindlasti edaspidi, millega Laura siin Soomes edasi tegeleb. Aitäh sulle! Aitäh sulle ja aitäh kõigile! Aitäh, et kuulasid Üle lahe sära podcasti ja järgmise korrani. Tšau!